see tuleb üks tore tööpäev teil. Ööpäev? Terve ööpäev. Tööl ei tahaks küll teha. Ma hakkan nüüd küll nautima seda, ma arvan, seda tuuri. Okei, loome. Väga hea, näed, kuidas tulevad. Sööd õuna ja tööd. Ei, ma näe ju. Las olla siin põrandal lihtsalt, sest muidu ta lihtsalt liigub ringi võib-olla. Trumm, 3 vaaripogasid. 3 lauda. Jaa. Taldrikukott. On. Kahon on olemas. Kahon on. Kellamäng. Just panin. Võiks ise ju öelda. Kellamängu jalg on. Kas see plaat on see hall plaat? Plaadi panin. Selles suhtes, et peab arvestama, et meil on niivõrd vähe aega, et me ei jõua pille absoluutselt ära pakkida. Et me lihtsalt võtamegi need autost välja, viime otse lavale ja hakkame mängima. Selle tõttu ta näeb üpriski siuke amatöörlik välja küll. Aga tegelikult on suur meisterlikkus kaose taga. Nii. Ja, oota. Kas sa saaksid hoida seda korraks? Hoian. No paneme ühed marimba klahvid siia püsti. Ja teised tegelikult saab siia panna küll, ma arvan. Sest et vaata, kui me siit vahelt toppime, siis äkki mahub. Siia muidugi. Just, siia mahub. Hakkame sõitma. Miks on löökpillimängijal 100 grammi rohkem aju kui ratsahobusel? No. Et ta ennast paraadil täis esituks. Okei, võid kaamera kinni panna. Hetkel pole küll sukst tunnet isegi, et me kontserdile sõidame. Ma ei tea, ma loodan, et see tunne enne kontserti tekib. Minul kusjuures on väike elevus sees küll. Tavaliselt ma väga ei nerveeri enne kontserte, aga ma olen juba ikka päris mitu ööd enne magamaminekut mõelnud, et nagu täiesti pekkis teeme seda asja. Et ma olen elevil küll. No nii, olemegi Kuressaares nagu niukti. Täna saab natuke põhitüüd ka teha. Tassida. Milline algus? Noh, nagu esimest korda teeks. Jah? Halvasti läheb, on ju? Jaa. Kas sa paned praegu musti või valge klahve, Karl? Väga hoolega. Ma tahtsin proovida lihtsalt. Ma mängin esimest korda. Ausõna, ma olen varem löökpilli mänginud. Kumb see on? Musta? Valged. Nagu meil viimane proov, või mitte viimane proov, aga üks proovides selgus, et kui me ennast väga hästi kokku võtame, siis meil tuleb peaaegu välja. Ma võin saladuskattel öelda, et meie Raideris on pakk Kalevi komme 7 lemmikut. Vähemalt üks pakk. Jah. Ühesõnaga, suur mure on praegu selles, et meil on kõigil üks Estonian Percussion Groupi särk. Vahetage oma vahel. Ja see särk peab meil kestma 10 kontserti. Ja ma arvan, et viimaseks kontsertiks on see särk kogemuste lõhnaga. No teatris meil öeldakse, et ükski särk ei ole nii must, et sellega ei saaks teha veel ühte hooaega. Okei. Ei olegi 2 inimest. Ei olegi 2 inimest. Päris.
Kurat, oleks pidanud ikka harjutama. Noh, võtud saab kelli. Seda küll. Palju rahvast. Kas sa vaatasid? Ei, ma vaatan pärast. Ei no, 6 minutit on jäänud jah, et selles suhtes, et projekt on vinge, projekt on erakordne, aga lõppude lõpuks kontsert on ikkagist kontsert. Nii et... Oota, kontsert või? meil on kontsert. Anname endast parima nagu alati ja selles suhtes, et selles hetkes, mis me oleme, need 40 minutit kütame, nii et vähe pole. Me teeme seda. Lauri peab nüüd enda vana komme kohaselt Taneli saatma kuskile. Metsa. Trumm on nii naturaalne, nii loomulik asi, et me ju lihtsalt lööme seda ja siis ta juba hakkabki helisema. Seal ei ole midagi vaja rohkem osata, erinevalt väga paljudest muudest pillidest, mis nõuavad tehnikat või harjutamist või kannatlikkust. Löökpilli võlu on selles, et kõik on löökpillid. Et sa võid ükskõik mis asjast välja saada kõla. Ja kui sa need asjad kokku paned, sellest võib tulla täiesti uskumatuid asju. Minu jaoks löökpillimängijad on sisuliselt produtsendid. Me otsime igast asjast huvitavaid ning otstarbelisi kõlasid. Et me ei mängi mitte ühte pilli, vaid me mängime paljusid erinevaid pille. Viisipille, rütmipille, kindla helikõrgusega pille, mitte kindla helikõrgusega pille, nahast pille, puust pille, metallist pille. Mida see tuur meile annab, on lihtsalt see, et me loodame, et rohkem Eesti inimesi saab teada, mis asi üldse on löökpilliansambel. See on niivõrd haruldane nähtus tegelikult, et kui sul on 4 inimest kuskil Tallinnas, kes teevad mingit löökpillimuusikat. Meil on nii palju pille Eestis, meil on suurepärane kollektiiv, meil on kontaktid, meil on manager Peeten, kellele me oleme väga tänulikud. Ühesõnaga kõik nagu jupid olid olemas ja mina isiklikult teen seda praegu sellepärast, et ma saan teha, sest et ma arvan, et kui ma seda ei teeks praegu, siis ma ei tee seda kunagi. Oluline on see sündmus ise, et kas me suudame seda teha, on peaaegu et selline nagu tulemus. See protsess on see, mis on väärt jälgimist ja ma arvan, et see on see, millest meie peame viimast võtma. Harva juhtub, et ma närveerin enne kontserte. Praegu olen ma elevil küll. Hakkame pihta. Mul oli väga pikk sisemine heitlus endaga. Ma ei ole kunagi kesköösel kontserti mänginud, seega ma ei teadnud, kas ma peaksin ütlema tere õhtust, tere hommikust, tere ööd. Ja ma ei suutnudki seda välja mõelda, seega te peate lihtsalt leppima tere. Ja see kontsert on alguseks millelegi erakordselt hullumeelsele. Nimelt 15. veebruari, ehk siis nüüdseks juba tänase päeva jooksul, teeme me Eesti 10 kõige suuremas linnas kontserdid.
meie lähme nüüd magama, mingi teie ka. Aitäh! Väga lahe. Nii, nüüd läheb särk kortsu ja... Ära muretse, küll see juba homse, vabandust, tänase jooksul veel rohkem kortsu minna. Kiiret magama, sest et 2,5 tunni pärast näevad sind. Mis toimub suletud uste taga? 5.55 läheb buss ja kes jääb maha? See jääb maha. See jääb kuivastusse lihtsalt. Aga siin on ka tore. Siin saab magada saunas. No ma ei tea, ma võtan selle. Pisut juba on võtta. On siin passi? Graafikus peab olema. Ja ma pean su nina nüüd suruma. Tavalised tegevused. No, on teine tunne. Saab ikka, kui tahad. See on selle tuuri täiesti vaieldamatu ikka parem hetk. Saab 2,5 tundi magada. Jaa, ma juba tean seda ette. Okei, kuulge. Head poisid. Ja tööd, lapsed. Võib minna. See on minu elu pikim päev. Mõelge, kui hea. Kui tahad teada, kui kaua on tuur kestnud, lihtsalt võtad telefoni välja, vaatad kella. Ja näiteks hetkel on tuur kestnud täpselt 6 tundi ja 00 minutit.
Siin küll T-särgis mängida ei taha. Saab. Kellele? Lenna. Lenna. Ma ei oleks kunagi arvanud, et ma seda ütlen, aga kell on 8 hommikul ja see on meil täna juba teine kontsert. Crazy, kui palju nagu oodates kell 8 hommikul Pärnus. Mis inimestel viga on? Aga kui seda julgust nagu artistlikkust vist lubada endast välja on ka hea, sest et inimesed jälgivad teid. Nad tulid teid tegelikult ka vaatama, mitte nagu ainult kuulama. Et seda... Aga mis see nüüd kõige kurnavam kipub olema, et huvitav, et kas nüüd nagu selline, kas käed teevad vastu või närvid või hoopis selline füüsiline või mentaalne? Eks ma arvan, et see on väljakutse nii mentaalsele kui ka füüsilisele poolele, aga ma arvan, et see hetkel veel peab hästi kõik vastu, et see nüüd selgub järgmiste kontserdide jooksul, et kumb siis enne järele hakkab andma, kas käsi või pea.
super. liigume. Veel miskit? Ma juba ühed pungod viisin. No täitsa uskumatu, 3 kontserti järjest ja võib öelda, et täis müüdud. Mis täis müüdud? Täis majad. Midagi ei ole välja müüdud, tasuta kontserdid ju. Jaa. Kuulge sõbrad, üks naine tuli pärast kontserti, andis mulle kotide ja siin on kommi ja siis ta ütles, et ta küpsetas eile õhtul leiba. Ma ei tea, võib-olla ta mõtles teie peale, kuidas ta leiba küpsetas ja ta tegi meile võileibu, kus on vorsti ja oma kurgiga või. Armsad on inimesed. Ma keerasin perse tänu loo. Aga see oli hea, et sa tegid selle ÜK3 ja... Mulle meeldib see, et rahvas oli juba saalis. Juba, läksime uksele sisse ja rahvas oli juba saalis ootamas 10 minutit enne kontserti. Siin oli vist kolm väga, siin on härra logistika geniaalsus. Tänu sellele härrale ja sellele, mis tema peas toimub, on see logistiline pool täiesti ülitatud. Lauri on hästi korraarmastaja. Ta on kogu aeg nagu tulitakus. Kui ülejäänud meist on pigem natukene sellised, et vahepeal, ma ei tea, ei viitsi vastata mingitele meilidele või ei viitsi nagu korraldusliku poolega tegeleda, sest Lauri on see, kes on kogu aeg nagu, et kuule, vasta. Millal me seda teeme? Miks me seda teeme? Kus me saame pilli? Kui talle midagi ei meeldi, siis tõmbab kohe kulmkortsu, ütleb, et ärme nii tee. Ja samas, kui talle midagi meeldib, siis ta ütleb, et voh, teeme nii. Tohutult intelligentne. Ta suudab meid alati kõiki nagu maa peale 2 jalaga tuua, sest mina olen tõenäoliselt nagu vastand sellele, et mulle meeldib kuidagi kõrgelt lennata, aga Lauri tirib väga mõistlikult mu tagasi maa peale näiteks, kui hakkavad tekkima mingid hullumeelsed ideed. Tiit on tohutult hea südamlik, ta on väga kaine mõistusega, et väga tihti, kui meil ansamblis 4 läheb siukseks, ma ei saa öelda vaidluseks, aga ütleme natukene tulisemaks väitluseks, siis tavaliselt Tiit on see, kes ütleb kuidagi oma siukse väga stoilise rahuga lihtsalt oma sõna sekka ja tavaliselt see ei ole mitte kunagi mitte midagi lolli. Haruldaselt, ütleme, võimekas väga paljudes asjades, aga väga vähe ta räägib selle tõttu, aga ei tundu nagu võib-olla kõige sotsiaalsem inimene, aga tegelikult tal on väga suured väärtused, mida ma ka hindan, mis on inimlikkuse juures ühed väga paika panevad verstapostid. Mina kirjeldaks teda sellise terminiga kui vaga vesi, sügav põhi. Tiit väga palju ei räägi, aga kui ta räägib, siis on kulda väärt. Ja kui ta teeb nalju, siis need on absoluutselt kõige naljakamad. Tanel on üks mu suurimaid eeskujusid. Ta on väga noor, ta on väga andekas, samas väga hea sõber, suurepärane kolleeg. Väga imetlen ta. Ta hästi viisakas, siuke esinduslik, et tema on alati see, kes hästi viisakalt teretab, kui me kuskile lähme, tutvustab ennast kombe kohaselt. Täiesti kindlasti on ta meie ansambli kõige parem suhtleja. Ta tunneb ennast väga vabalt teles, teda on hea alati kuskil intervjuule saata. Ta on tohutult hea muusik, täiesti fenomenaalne marimbamängija. Ma arvan, et temast räägitakse veel võib-olla ka aastakümnete pärast. Karl, ma ei teagi. Karl on meil initsiaator, et tema pani sellele bändile alguse üldse, tõi meid kokku nii-öelda ja siiamaani tema majandab seda, et tema nagu vaatab, et meil oleks mingisugune siuke jätkusuutlikkus. Siuke pisut asjaaja tüüp, et tema vastab kirjadele näiteks, ajab meie rahaasju. Lihtsalt niivõrd hea huumorimeelega, ta suudab igas olukorras välja mõelda mingi nalja, mis lihtsalt paneb meid kõiki nagu ribadeks naerma. Kiire on. Peas, et trumm vastu lage ei lähe. Mitte kunagi varem, ma tunnen, et nagu mingi gladiaator võitlusareenil ülevalt niimoodi vaadatakse. Päris uskumatu. Tere!
Vabandust, kas me oma joped ja džemprid võime nii kaua kuskile siia panna, kuni me mängime? Tuleb kontsert siin 5 minuti pärast. Nüüd on küte, jälle autosse kiiresti. Järgmine koht on Narva. Me jõuame püüalt. Aitäh teile. Nii et maailma Narva sõitmisel. Aitäh. Ja aitäh. Apti, nüüd on kõik. Praegu oleks maha jäänud napid, kurat. See oleks päris igav trio meil tulnud. 1, 2. Hävi. Peame seda mingi tuumakatte peale ehitama pärast. Ei, väga cool oli mängida niimoodi, et mitte midagi ei kuulnud. Jah, see oli tõesti huvitav. Kõik läks tunde pealt. Suht, jah. Igatahes lõunaaeg nüüd. Greten tellis mulle Vapist väga mõnusat pasta carbonaarat. Mulle tõi ema pelmeene. Suur plaan. Ketchup, mine väike. Tegelikult ikka adrekas on korralik praegu peal. Üldse ei ole siuke tunne, nagu oleks mingi 2 tundi maganud. Et no eks muidugi publikust on ka nii palju energiat praegu tulnud ja kõik läheb nii ühes jutis, nagu Tiit ütles õigesti, midagi ei saa aru. Aga ma arvan, Ida-Viru plokk tuleb meil ikkagist kõige keerukam. Nii, vast hakkab Narva jõudma. Ma vaatan särgi ära, ma puhtama särgi natuke. Oi, see on küll hea, et me saame ukse ees mängida. Siin on päris äge, et siin on nagu ümberringi rõdu. Et ei tea, mis pidi panna. Käed hakkavad vaikselt juba pehmeks minna. Kerge lõdistamise tunne on. Лаури. Кстати, я Таня, это Лаури, это Тит и это Карл. Хорошего концерта!
Sillamäel, kohe on muusikakoolis kontsert, algab 9 minuti pärast. Ja, mul on täpselt 45 sekundit rääkida, sest poistel on juba umbes poole tunni pärast minek ja ei ole mingit juttu ka. Higihais läheb ikka täiesti välja kannatamatuks juba. Ikkagi vist deodoranti muretsema kuskilt. Kolm paari pongot, 3 lauda olemas. Taldriku statiivi võiks panna pikali. Taldriku kott on olemas, kahon, passtruum, super. Oota või? Mida see inimese tunned oli pärast deodoranti midagi? Mis asja? Jah, nii võib kontserti teha küll. Et igatahes võib nagu julgelt öelda, et meil on nagu stabiilselt üle Eesti olnud nagu täissaalid. See on super. Ja vastuvõtt on igal pool olnud väga-väga armas. Tegelikult tahaks hea meelega nagu veel jääda lihtsalt inimestega juttu rääkima. Näed nende silmist, kui tänulikud nad on. Ja järgmine kord siis 20 linna 48 tunni jooksul. Teame. Oota, mitu teil nüüd linna on veel mitu? 3 linna on jäänud, Rakvere, Maardu, Tallinn. No ühes jutis vähemalt. Ühes jutis vähemalt, Olge tubli. Aitäh. Suur aitäh. Aitäh teile. Ja teile. Ja, meil on nüüd niimoodi, et me peaksime... Okei. Jah, tegelikult, no, kerge hilinemine on okei. Nüüd oleme jõudnud Rakverre, aga see on olnud äärmiselt vaevaline, sest et tööolud on olnud halvad, oli täiesti kiilakas, pluss tuiskab. Ja teised inimesed sõitsid ka ettevaatlikult, nii et me oleme graafikust maas. Aga me oleme ette hoiatanud, et me jääme hiljaks, pluss, nagu selgus, meie transamehed hoiatasid meid, et meil on täis maja. Nad tõid toole juurde isegi.
muusika võib olla vali, me ise kasutame kõrvatroppe. Kui te tunnete, et teil on paha, siis hoidke kõrvu kinni. Kas te saate poisid aru sellest, et me oleme 8 kontserti andnud ja nüüd tuleb 2 tükki veel ainult ja me oleme siin. Ja kui me siit selle foori või selle ristmiku pealt ära saame, siis me oleme juba palju lähemal sellele, et jõuda Maardasse õigeaegselt. Aga ma vist tõenäoliselt saavad kunagi rüü. See on täiesti uskumatu ühesõnaga. Täiesti uskumatu, see on absurdne tegelikult. Tegelikult mina ei saa mitte midagi aru. Ikka veel. Absoluutselt. Natuke hakkab igatsus tekkima. Mis ma siis teen, kui ei olegi järgmist kontserti enam? Ja mis mu elu mõte on? Hakka jooma. Lähen koju ja teen õlle lahti. Ei ole ka üldse paha alternatiiv ausalt öeldes.
nii, kas vaikselt pea? Me oleme päriselt ka Tallinnas, noh. Ja ilus või? Uskumatu. et kas Tommi Käss juba teab,